Tere, kallid Ilulounge'i sõbrad! Täna näitan teile, kuidas teha kaunis punane suu valentinipäevaks. Kõigepealt alusta huule ümbruse korrigeerimist valguspeegeldava peitevärviga. Valguspeegeldav peitevärv aitab huulevärvil paremini huule peal püsida ja annab huulele ka selgema kuju. Hajuta kas sõrme või jumestuskreemi pintsli abil peitevärv hästi naha sisse. Järgmine samm on huulepliiatsiga kontuuri tegemine. Selleks, et suu kuju tuleks ühtlane ja harmooniline, alusta täppidega. Esimene täpp huule kõige kõrgemale osale, siis amorikaare keskele ja huule alumise ääre keskele. Seejärel hakka ühendama jooni huule välimisest nurgast tulles sissepoole. Hajuta kergelt huulepliiatsit ka huule pinnale. Nii ei ole seda ohtu, et hiljem jääks ainult huulepliiatsi äär paistma ja värv püsib ka kauem. Kui tahad huuli veidi lopsakamaks muuta, siis võid pool millimeetrit ületada huule äärt, et anda veidi volüümikust ja suurust juurde suule. Järgmine samm on huulepulk. Kanna huulevärvi huultele huulepintsliga. Siis jääb tulemus ühtlasem ja värv püsib ka peal kauem. Hajuta huulepliiats hästi huulevärviga segamini. Kui tahad lisada veel ruumilisust, siis võid huule keskele kanda kas heledamat peitevärvi ja seejärel huulepulka või lisada huule keskele veidi heledamat huuleläiget. Ja lõppviimistluseks lisame veidi heledat säravat lauvärvi huule ülemisele kaarele. See muudab huule kuju veelgi ahvatlevamaks ja esile tulevaks. Anu, sinu firmamärgiks on olnud juba pikemat aega ilusad punased huuled. Millest selline valik? Punane huulepulk on naiselik, võrgutav ja loomulikult alati üle prahi.